milline on selle aasta kõige kuumem album? Absoluutselt 5 –. Ja vaadake seda, vaadake, millega me saime hakkama nüüd. No räägi meile lähemalt, millega te siis hakkama saite? Ma näen, et siin on mingi koll on peal, mida see täpsemalt tähendab? See on rocki album. See koll on pärit meie koomiksist, mis käib selle albumiga kaasa. On kaasas, on kuskil album, me oleme muidugi nagu muusikapoes, vaata. Vot. Et need 2 asju, vaata, mul on kokteil, mul on raske nagu mõlemad näidata, aga mul on kolleeg. Selle tegelase nimi siin on Keldur Hell ja ta on põhipahalane selles raamatus ja et rohkem saada teada, mida Keldur Hell endas kujutab või miks ta seal on, siis tuleb lugeda koomiksit. Ma saan aru, et tegemist on päriselu tegelasega, et see inimene selle nimega eksisteerib kuskil. Ma saan aru, et Pärnus äkki või? Jaa, ei, tervitused Heldur Kellale. Kas ta praegu Pärnus on? Ma arvan, et ta kuskil Beeringi väinas seilab. Ta tundub selline maailmakodanik rohkem, nii et ta võib igal pool olla. Saab kapteniks. Noor, julge. Kui keegi teab, kus Heldur Kell on, siis las Heldur Kell saadab meile sinna Viieka Instasse direkt messaaži ja siis ta saab autogrammidega selle plaadi kindlasti endale. Ja 25 kuni sularaha. Heldur Kell saab teada sellest, et ta on siin eksisteerimas, ta saab just siit teada seda. Ma just mõtlen, et mis põhjusel peab Heldur teiega ise ühendust võtma, kui olete teie laenanud tema identiteedi? Ta on meredel laiali, me ei oska kätte saada teda. Me ei tea, kus ta on meredel laiali, ta on võib-olla kuskil, võib-olla on üldse see, et on kuskil India ookeanis naftatankeriga, tal ei ole palku maksud, artiklid on ilmunud. Ja kui tal mingisuguseid probleeme selle nimega on, siis see ei ole üldse temaga seotud. Mööda ilma laiali mitmes tükis siis nagu või? Ongi see, et ta on mingi teise riigi jurisdiktsioonis, ta ei ole palka saanud, et ta lasta sadamast ära, et kui ta lihtsalt kuuleb läbi oma selle väikse satelliitraadio mingi, et 5 – Heldur Hell vaata. Igaks üks peab ütlema, et kui Heldur Kell arvab, et see on temaga seotud ja see ei meeldi talle, siis see ei ole temaga seotud. Siis see ei ole tema pealt võetud. See ei ole võimalik, Heldur on nii okei vend, et ta ei saa pahaks panna. Aga juhul kui? Igaks üks, advokaadi jaoks on vaja öelda seda. Härrased, ma ei olnud teadlik, et lisaks muusika tegemised olete ka nii andekad kunstnikud, et ise siis joonistasite, ma saan aru, jah? Ei, absoluutselt mitte. Meil on hästi andekad kaastegijad, kelleks on Sander Tulk, Kärt Koosa poeg, Ats Nukki, mis asja, Ats Nukki tegi ka või? Ta on kõike teinud. Katariina Skott ja Veiko Tamjärv. Hästi andekad, nagu te näete ise. Kõik on väga erinevad tüübid ja daamid selles mõttes nagu stiili poolest. Tasub uurida. Two Change'i plaat saab 9 kulli eest terminali plaadipoest. Selge. Tundub, et kui panna kokku muusikud ja kunstnikud, siis sealt tuleb üks tõeline loomeinimeste plahvatus. Nad on ju kõik üksi sama ja muusikud ja kunstnikud, muusikud on ka kunstnikud. Ühesõnaga, te olite kohe ühel meelel, mitte mingisuguseid vaidlusi, mitte midagi olnud, mängisite tracki ette ja kohe mõistsite, millest jutt käib? Tegelikult siin ei olnud nagu mingisuguseid küsimusi, me ei pidanud isegi omavahel väga suhtlema, vaata, me saime nagu aru, mida me mõtleme. Aga me siis jutlesime. jah. See ei olnud mingi telepaatiline teema, see oli ikka meilitsi. See, kes Kärt, kes videokõnetsi. Mõned ka Zoomi kõned. Kärt, kes siis minu osa joonistas, ütles mulle peale meie esimest veebikonverentsi, et tal tuli siukene mõte, et see võiks välja näha niimoodi ja ma ütlesin, ma usaldan sind ja tulemus on apustav. Ma leidsin vale. Vaata, näed, see on see poiss. Tal on tatueeritud käsi. Vaata päriselus. Ei, see on see Koit Toomi sleeve. Koit Toomel oli kunagi ka see sleeve, vaata, mida sai ära võtta. Et siin tal on see sama sleeve on lihtsalt. Tal on külm muidu. Hästi palju on kõrvenõgeseid tehtud siia käe peale lihtsalt. Ja. Ja selles koomiksis käib siis jutt suures plaanis selle üle, et on tarvis ära päästa mitte ainult bändi karjäär, vaid ka terve maailm. Kui ma nüüd küsin teie käest, mismoodi on 5 – maailma muutunud, siis vastus on milline? Rahvuslik aare kindlasti, Eesti muusika mõistes. Aga maailma? Maailma mõistes tahaks öelda, et me veel jõuame sinna. Aga koomikse mõistes siis meil on tekkinud vastased. Mine see tea, võib-olla need vastased on ka päriselt kuskil olemas. Aga Koreas võib-olla tead täpsemini, mis see kurikaalte ja meie suhe selles raamatus on. Ei, seda ma ei saa nii ette öelda, see tuleb ikka ise ära lugeda. Seda tuleb ise lugeda, jah. Jääb ka cliffhangeriks see, et kas me päästame maailma ära või mitte, et see nagu tuleb ise välja selgitada.
kui nüüd tulla korraks sellest koomiksi maailmast, ma saan aru, et see oli teie koostööpartneri ja teie vahelise suhtluse tulem, et te selle koomiksi lõpuks valmis saite. Millised koomiksid või mis teid üldse lapsepõlves innustas? Lugesite te Batmani või Tom ja Jerryt või kuidas? Maribeliga pilti. Õige. Tahab veel keegi minna Maribeliga pilti tegema äkki? Pigem ei mõelnud selle peale ise, jah. Miki Hiir. Sina vaatasid Miki Hiir, kas sulle... Lugesin Miki Hiiri, neid oli nagu... Lausa lugesid, mitte ainult ei vaadanud, vau. Lausa lugesin, vau. Oi, minu playlist läks peale. Minu tänane playlist. Miki Hiirdega see põnev, et neid on terve patakas aastast stiilis 95, 97, 2002 ja siis sa võtad ükstapuha millise loo lahti ja see tegelikult tuleb meelde kohe, mis seal loos oli millegipärast. Mul on ka Miki Hiirtega oma lugu, et mul oli hunnik Miki Hiiri ja siis mingil hetkel mingis vanuses, see oli suhteliselt noor vanus, ma mõtlesin, et ma teen nad kõik üheks koomiksiks. Ja siis ma võtsin kõik Miki Hiired ja köitsin kokku. Päriselt või? Jaa, täitsa debiil, vaata. Ma olen sama teinud muideks. Kõik köitsin, tegin augud sisse ja panin nööriga kokku ja üks suur Miki Hiir. Kusjuures me oleme nii kaua nagu üksteist vaata tundnud ja siis nagu nüüd tuleb mingi siuke asi välja, et vend köitis Miki Hiiri kokku. See muudab kõike või? See muudab, ma arvan, et meil täna õhtul veel saame adume seda, kuidas see tegelikult muudab. Ei nagu palju vend on nõus tegelikult mingi asja kõrval vaeva nägema. Bänd läheb kaheks, on ühel pool on need, kes köitsid Miki Hiiresid kokku ja teisel pool need, kes ei köitnud. Pro-köitjad ja anti-köitjad. Ma tahaksin küsida natukese ka selle albumi heli kohta, et Pavel, sina enne mulle kulisside taga ütlesid, kui ma ütlesin, et me räägime Off the Wreck, siis usaldasid mulle, et sa olid plaadiga natukese rohkem seotud. Mina ütlesin sulle. No ma ei tea, kas sa ütlesid, ma kuulsin vähemalt midagi, et sa olid plaadiga selle ajal natukese rohkem seotud, kui oli see koomiksi tegemine käsil, et võib-olla sa oled õige inimene kommenteerima. Mulle tundus seda albumit kuulates, et see on kuidagi nukrameelsem, kuidagi palju täiskasvanulikum. Ja mis juhtunud on? No ega me poisid ka ei ole. Ja seal ongi, kui sealt täiskasvanuks läheb elu järjest nukramaks. Kas sa selle seose leidsid nagu sealt või? Ma ei tea, ma olen piisavalt noor veel, et ma ei tajunud ära, millest jutt käib. Oled ikkagi selles mõttes? Pole kindel, oleneb, kes küsib. Ei no, Pavelil oli ülesanne olla kunstiline juht sellel plaadi peal ja minu meelest Pavel tuli väga hästi selle rolliga toime. Ja kui me räägime suureks kasvamiseks, siis lisaks teile on suureks kasvanud ka teie fännid. Ma mäletan, et mina ise 6 aastat tagasi olin hoopis teine inimene, kui ma olen täna. Kas te tajute ka seda, et need inimesed teie lava ees on kuidagi vanemaks saanud ja suuremaks kasvanud? Kindlasti, kui vaadata lava ees, need inimesed on juba vanemad kui olnud kunagi varem. Ma võib-olla ei ole nõus sellega, et eks uued tulevad lava ette, need, kes nagu vanemaks jäävad, nad lähevad siis ridade visi nagu tahapoole lava eest. Nad mäletavad, kuidas oli 6 aastat tagasi, aga need, kes siis nagu on äsja tekkinud, et nemad alles ootavad seda nii-öelda enda kasvamist, et saaks minna lava poole. Hüppasid, kuni siis jõuad sinna tahapoole ja nõksutad pead vaikselt kaasa vaata ja tatsud. Aga mitmendas reas sina oled, kui sa 5 – laivil oled? Mina olen alati kõige viimases, sest et mul on prillid. Need on seal pressitelgis, ma arvan. Just peaksid ees olema. Mul liiga väike palk, et ma saaksin endale pärast iga 5 – laivi uusi prille lubada. Ma loodan, et tööandja kuulab. Viimane küsimus mul teile on selline, et sellised autobiograafiaid ja raamatuid antakse välja ikka siis, kui on millegi lõpp. Ma ei tea, inimene on lahkunud, projekt on lõppenud. Kas see on ka selline kurjakuurutav lõpp, et 5 – sellisel kujul, nagu me seda tunneme, on lõppenud? Ei tea midagi, mina ei tea midagi. Sina tead midagi? Sellisel kujul, nagu oli 5 – enne seda plaati, on ta lõppenud, nüüd on 5 – uuel kujul peale seda plaati. 2 eelmist vastust võtavad väga hästi kokku. Ei tea ja iga päev on uus. Saan aru, et teil on siis sõlmitud pikaajalised lepingud, et ei saa lihtsalt lõpetada. Kellega? Minuga. Skyga on sõlmitud pikaajalised intervjuulepingud. Me ei saa ennem ära lõpetada, kui on tehtud 10 000 intervjuud täis. See on mis asi number 10 äkki või 11. Nalja teed, see on kindlasti juba 60 numbrites. Aga selge, 10 000 intervjuuni siis loodame... Kus teie asju? Siin tuleks advokaadiga kindlasti üle rääkida, et me ei tee seda 10 000 diili, et... Härra Sarv on kindlasti kuuldel, ma arvan. Robertiga me ei räägi tõenäoliselt. Härra Sarvel on... Sarvel on praegu see hiatus. Tal on see Susanne Hundiga vist on liiga palju tegemist praegu, et ma kuulsin, et nad saavad järjest peksa kusjuures.
võib-olla jah, mitte kõige parem variant. Aga öelge mulle lõpetuseks, kus saab teie plaati ja koomiksit osta, millise lunastuse eest seda endale saab? Igas hästi varustatud kaupluses 14,99 eest. Mul tekkis, ma täna lugesin nagu raadio jaoks mingid... Apollo on minu arust üks põhilisemad. Aga Lennart teab kindlasti paremini. Lennart. Kus saab osta meie albumit? Albumit saab osta kõikidest hästi varustatud kauplustest. Ei, Lennart, mis asi on halvasti või kehvasti varustatud kauplus? Ma ei anna kommentaare. Mingi siuksed, ma arvan, Apollo poe, need igas poes on ajakirja uudiste putkad või tornid ja... Kui sa lähed kaubanduskeskuses, siis sa peaks nägema. Kui sa oled kodus ja sa mõtled, et tahaks minna ostma plaati, siis need kohad, mis sul pähe tulevad, kust võiks saada, tegelikult sealt peaks ka saama. Ma arvan, et A ja O-st ei saa, aga Selverist saab. No hinnapommist ka ei saa. Leen, kas Selverist saab plaati või? No näed. Prismas. Aga A ja O-st? Prismas saab ka plaati. Circle Case. Ergiosk. Ergiosk, Leepunkt, A ja O, Selver. A ja O-st saab või? Tule ütle. Kuidas ütlesid, et kõikidest hästi varustatud plaadipoodidest saab? Tegelikult saab osta kõikidest kohtadest, kus müüakse perioodikat. See tähendab seda ju, et baar nimega 3 lõvi ja Sitsis asuv Vesta baar on ka hästi varustatud kohad, eks ole nii? Absoluutselt. 3 lõvi on see, mis siin samas lähedal on see... See on lege koht. See, kus need jõulutuled kogu aeg põlevad või? Sa oled kuskil Kesk-Eestist tulnud ju. Kesk-Eestist? Illusioon purustatud, ei olnudki võsu, tun. Aga noormehed, suur tänu teile. Tänan, et me esimest korda elus olite vist korraks kõik koos kaamera ees. Ei, see on bullshit. Me oleme olnud kogu aeg koos. See tähendab seda, et Kohver on keegi teine tegelikult. Kuna ta koos kunagi mitte keegi pole. Aitäh teile! Kohver sai vürstist toitu enne lihtsalt. Aitäh teile, härrad! Suur aitäh teile ka! Aitäh!